on kätte jõudnud see päev, kui me saame endale jänkud. Mul on teele kaasas, tuli minuga sõitma, sest et see jänkud võtame me kaugemalt. 2 tundi sõitsime umbes. Ja nüüd siis lähme vaatame, millised jänkud seal on. Ma alguses mõtlesin, ma võtan 1 jänku, aga siis ma mõtlesin, ma võtan iga 2. 1 broneerisin ära ja nüüd ma pean siis 1 juurde vaatama, sest et see, kes oli selle beeži jänkuga koos, keda ma algselt tahtsin nagu, see müüdi ära kahjuks. Siis mingi inimene tuleb. Kardan juba. Ja nüüd me peame vaatama kellegi juurde lihtsalt. Et me nüüd lähme, siis ma ei tea, kas ma seal filmida saan, aga ma loodan, et saan. Ja siis saan sinna panna mõne klippi. Nii, siin nüüd need jänkukesed ongi. Üks on seal peidus. See oli vist see, kelle me alguses ära broneerisime ja siis teise võtsime juurde. Ta on natuke teist värvi, tal on pea natuke siuksem mustakam, hallikam. Natuke silma juurest on, aga see on täitsa siuke beežikas. Ja nii rahulikud on. Oh my god, ma jõua juba ära tulla, kui koju saab. Tiibukesed jõudsid nüüd koju. Tutvuvad oma puuriga. Lapsi ei ole veel kodus. Bella ka tutvub nendega. Ja kõik on hästi, Bella. Vaatasin, et lapsed ja Toni olid ilusti pannud siia juba toidud valmis ja saepuru maha ja nüüd on vaja neile veel teha üks pissimispaik. Nad terve tee ei olnud midagi pissinud, kakanud, et ilmselt nad nüüd tahaks ikkagi ennast leevendada. Nii armsad ma ei saa. Tere, oled uues kodus nüüd. Bella, sina rahune. Ei. See on jänesed. Harjuvad oma uue koduga. Mul neil liivakasti otseselt ei ole veel, seega ma võtsin pesalt põhja ära ja praegu kasutan seda liivakastina. See, kelle käest me need ostsime, ütles, et ema juba õpetas neid ilusti liivakasti käima, seega ma loodan, et nad harjuvad sellega ja maha ei lase meile palju, sest see kott, millega me transportisime neid, siis sinna nad ei lasknud 2 tundi, rohkemgi vist. Seega äkki on lootust, et oskavad poti peal käia. Aga praegu nad uudistavad, vaatavad ringi, mis siin kõik on. Bella on ka väga segaduses, mõtleb, kes see jookseb siin. Ta ei saa aru. Mingid hääled käivad, aga tema siia üles nagu ei näe. Ma talle näitasin küll mitu korda, aga ta ikka on segaduses. See jänku on väga uudishimulik. Teine jänku tahab rohkem peidus olla. Ja Bella jälle vaatab. Kes on seal, Bella? Kes on? Uued sõbrad. Need on meie uued sõbrad, tead või? Uued sõbrad, sa ei näe sealt, jah? Mingid hääled on, aga ta ei saa aru, mis hääled need on. Selle puril on tegelikult 2 korrust. Aga mõtlesin, et alumise korruse jätan praegu tühjaks, sest et need trepid, mis siin kaasas olid, sellised. No need on plastikust. Kausis käppadega. Et need on plastikust ja nad libisevad nende peal ilmselt. Näed, teine jänku hakkas ka elama. Sööb! Oh my god, ta sööb! Bella ära siga. Sööbki, oh my god, mul hea meel juba sööb. Kas ta joogist ka aru saab, et seal juua tuleb või? Bella ära nirk. No tule vaata. Ja vaata. Ega ära hüppa ainult sisse. Kui nunnu, Bella. Ta säkkisi. Ei, Bella. Ei, vaata siit. Heina koti peal. Bella lausa hingeldab, ta on ikka täitsa vaimustuses nendest. Ma ei igaks juhuks kinni, et ta sisse hüppaks.
aga need üks jänku näiteks õi juba. Nii äge, ma ei tea, ma jääkski neid vaatama. Lapsed on praegu Toniga maja juures, seega mul oligi hea rahulik siin puuri sättida veel nii, kuidas parem oleks. Ka enne ei saa aru, kui Bella ei ole nagu jänesed kohal, et kuidas see kõige parem seadistus siin oleks siis. Asju meil vaja juurde muidugi osta, aga see tuleb kõik jooksvalt, praegu nagu põhi on olemas, süüa juua on olemas, siis peaks nagu kõik hästi olema. Et sellel pesa saab kaanega pealt ära võtta, ma praegu võtsin ära. Bella ei. Oh my god, ta peseb ennast. Oh my god, kui nüüd need kõrvad käivad lipa-lopa. Teine ka peseb. Täitsa lõpp. No nii nunnud. Oh my god. Mul nii hea meel, et ma 2 võtsin ikka. Ma algselt mõtlesin 1 võtta. Ka 2 on ikka õige otsus. Neil on turvalisem, neil on kindlam, neil on kogu keegi, kes on olemas, nad ei ole täiesti üksi võõras kohas ja nad saavad kellegagi mängida ja vabandust, ma tahtsin filmida kaussi ära. Ära ümber aja. Üks kõrv püsti. Lasin nüüd 1 jänku lahti. Suvi on ka segadus. Kes see on? Bella? Bella on maru veider. Ma natuke kardan. Ta kuidagi lõõtsutab. Bella! Pean taga kuri olema. Jänest libiseb ära. Bella ei! Limpsib huuli. Ja kuidagi maru imelik. Suvi on väga segaduses. Kes see loom siin on? Ta on libe siin joosta. Sa lähed kisu toitu sööma või? Ära vette hüppe, palun. Astuske käpaga vette. Teist korda ka. Oh my god. See on mesitibu siin. Märja käpaga nüüd kõnnib ringi siin. Tere! Juht pein närima sinna. Need asjad pole veel ära peidetud. Aga ma arvan, et esialgu ta võiks olla rohkem puuris. Harjuda üldse selle eluoluga. Praegu ma lasin lahti. Et näha, kuidas Bella käitub. Ta on nii veider. Ma päriselt väga muretsen. Suvi on ka nüüd aru saanud, et siin on keegi. Juht pein närima hakka, please. Nii, et me peame veel ära peituma. Aga jälgida, kuidas kass ja koer saavad aru, aga jänes ei saa midagi aru. Nii lahe. Kass kardab. Bella peale Suvi uriseb, aga need jänese peale ei urise. Kardab pigem. Nii naljakas. Lapsed tulid nüüd maja juurest. Netti muidugi kukkus maja ees, põlved lõhki, aga on tugev. Ja tuleb jänkusid vaatama. Tulge vaadake nüüd. Tule vaata, kas sa näed siia sisse, kus on jänkud Netju. Ongi jänkud või? Tule vaata neid. Ongi jänkud veel või? Kohe saame poitada. Lased natuke rahunevad. Üks näeb sülle nii tüüd. Joo. Kes see on? Okei, vaata. Ella nii vaatad. Ma ei nii ilmus on mu jaoks, et ta selline on. Noora, kas sa oled rõõmus või? Jänkud. 2 tükki hoopis või? Jah, tuksid on hiljetama. Kus nad on peidus? Tiena pillu. Vaata. Mis ta teeb? Pane Bella kinni praegu. Nuusutab või? Jaa, nuusutab. Aga kiskuda ei tohi, on ju? Tasakesi. Tahan seda ühte asjaka siis. Ma tahaks jänkud sülle. Jaa, peab ootama Nitu. Ma tahan. Ei oota,
tema tahab selle taha. Mina tahan seda pruunimat. Ma kordan. Oota, ta kardab, oota panna. rahulikult. Võta ise, panen siia, võta Peppa alt. Hakkab jooksma lase lahti. Oi, nuusi. Ma annan mulle ka. Jaa, anna praegu noorele ka. mine Noora kõrvale, Nitu. mine Noora kõrvale. jah. Kui nunnu teeme. Joon. Rahu, ta kardab, võta kädele. Tee üksteist. Rahulikult. Ja varsti saad sina ka. See poi, sa tahtsid poi teha kõrval, joo? On ju. Sa puru läinud. Nii pehmadura. Näed, on kõrvad. Kas lõpuks ongi teil oma jänesed või? Pisarad või? Nii nunnud. Et Ma vaata. tunnelik või? Mõtlesin meie jänesed. Küüned natuke. Tira. Mul tõmbaski siit küünega kui tsiblis. Nitu, mis tema nimeks saab? Mis me paneme tema nimeks? Ma juba otsustasin ära. Mis nende nimed siis on? Väriseb. Ninnu ja Nännu. Ninnu ja Nännu. Sobib kuidagi kõige paremini. See on Ninnu ja Nännu. Ei, see on Nännu, ta on Ninnu. Mis sa arvate? Jaa. Sobib ka? Jah. Ninnu, Nännu. Niingi, tõesti öeldakse nagu, see on Ninnu-Nännu inimestele või asjadele, siis nemad on nüüd 2 tükki. Oota, neid ei hakka nii tegema ju. Ta teeb pai, rahu. Kuidas ta nii urmus? Kõrvatega. Ega nad ajavad karvu. Ajavad. Nitu, sulle meeldib või? Tule anna mulle ka. Ei saa tõsta teda. Nii rahulikud on süles. Sa ka võtsin sülle siis. Nii hea. Nii hea. Nii hea sikene. Nii pehme. Nunel on kõrvad, tal on kõrvad verised. Ei ole, tal on need vene sooned. Vene sooned. Natuke on siin mingi täpiki, aga midagi ei ole hullu. Ta on nii nunnu. Oota, mis sa teed? Nii küll ära tee. Jah, tema rahulikult niimoodi pai. Ikka fluffy soba. Pilogu. Anna teeme siipalt, olgu see parem äkki. Millist jankut Bella hakkas hammustama? Seda Nännut. Ma jätan meile ja pärast ma ütlen talle Nännu ja Nunnu. Mis Nunnu? Heledam on Nännu. Nännu, kordub. Siin on mul siin. Nüüd on kõik, nüüd tahab ära minna. no lase. Bella hakkab äkki aga hammustama. kui diivani peale vist ei tohi teda panna, ta hüppab muidu maha, vaata vist või? Ma ei teagi, jah. kõrgelt nad hüpata tohivad. Kas nad üldse hüppavad? Hüppavad vist küll, aga... Bella! Näed, ta nägu, ta on üldse teistsugune nägu kohe. Ta ongi nagu mingi räme instinkt oleks küljes ja ta ei suuda seda vastu Kaks panna. loomu süleks niimoodi sobivad hoiame. Ma ei tea, kas... No kui talle meeldib nii, siis ikka sobib. Suvi tegi. Suvi kartis. Nagu taganes kogu aeg, kui jänest tulist. Suvi! Kus Suvi on nüüd? Siin laual. Suvi! Te tõite veel loomi siia juurde või? Mina alles olin ainuk... Ei, neid ju vaikselt. Jaa, ma vaatasin väike teppik. Ei ole hullu. Ei. Nägid või? Ma ei kui see on libe, jah? Suvi ka uurib sealt. Nunnu. Nüüd tu näed või? Mida? Pesi ennast. Kuidas siis pesi seal? Nägid? Suvi vaatab sealt. Ta vaatab taga. Okei.
see tumedam jänku on selline aktivist rohkem, heledam on rahulikum. Näete, nagu te näete, lapsed tõid klotsid talle mängimiseks. Tegime otsad lahti alumisel korrusel, puuril on 2 korrust. Siia, ma mõtlesin, et seal alumise korruse praegu tühjaks, et lasan harjuvad ülemise korrusega. Aga siis ma tegin uksed lahti ja see aktivist kohe avastas selle ja hakkas siin ringi käima, jooks ühest poolt sisse, teise poolt välja. Et mul on need redelid siia pandud, mis meil praegu kasutust ei ole, et ma peaks need ära võtma ja tegelikult võiks siia alla ka panna midagi pehmenduseks neile. Et ma ei arvestanud, et nad hakkavad siin käima. Mis juhtus? Hakkas sügelema. Pisema hakkas. Nagu ta tegi nii. Nagu raputavad kuidagi alguses ennast. See jänku sai korraks mu peale kurjaks, sest ma tõssin teda ja siis ta hakkas räigelt siplema, ta tõmbas küüntega mul kätest nii räigelt ja siis ta nagu kukkus tagasi puuri, aga ta ei kukku nagu kõrgelt. Ta libises minu kätevaad nagu ära ja siis, kui ma hakkasin ta puurist võtma, ja siis ta läks oma pessa ja siis tantsas jalaga niimoodi, nagu nad teevad asja kõvasti niimoodi. Oi nii või? Vabandust, ära siis kohe tee. See jälle krabib seal. Käisin nüüd linnas loomapoes. Võtsin neile siia uued asjad. Kuna see saepuru siia üldse ei sobinud, siis ma leidsin sellised vannitoamatit Pepkos. 2,50 on 1 matt ja mul on 3 matti siin. Siis oli siuke väike vaip, mis on mõnus pehme ja selline see ka toolile mõeldud. Siis mõtlesingi täpselt, et siis mahub siia üles maja peale. Maja peal tahavad pikutada. Ostsin siis sellise puidust maja ning üks jänes on juba siin täiega lammutanud, aga no ju siis talle meeldib seda teha ja tal on tore. Tema on see, kes seda tegi. Ja siis ostsin liivakasti neile parema, sest muidu oli selle pesapõhi liivakastiks. Nüüd selle pesa panin siia üles, et äkki tahad kasutada ja näed, läks isegi sellest libedast trepist üles, kuigi ma ei oodanud üldse, et ta läheb. Ta nagu nii libe ei ole, sest siin on ikkagi nagu astmed. Aga näed, mega tore, et ta ka seda ka nagu kasutab. Ja jah, praegu on siis selline pesa neil. Laseme neid mitu korda päevas välja ka, aga nad väga ei taha vist olla väljas. Ja Elis saab praegu oma puuri, eks nad harjuvad. Vaadake, püsib ennast. Aga liivakasti kasutavad küll juba jumala ilusasti, et see on nagu seda nii tore näha. Netu, kas sina viid selle suure oksa ära või? Jõuad ju, vaata, kui hästi sa jõuad. Tule kaasa minuga. Ma tahan ära näkku talle, vaata. Teete koos või? Luna? Jaa. Tuli tulema. Jah. Vaatasid, ei ole nii palju otsad, pole käru vaja. Ikka käsitsi viib ära lõkkesse sinna. Sinna kaugele lõkkesse. Sealt maalt siis. Võtsime siit räigalt oksi ära. Sealt taga võtsime ühed kreegid ära. Ja nüüd on vaja kõik oksad ära viia. Kevadel istutasin need puud on ja hõberemmelgad. See jäi jälle ilusti. Ja seda näris keegi alt või kraapis kass. Ma täpselt ei teagi, mis taga juhtus. Aga ma pidin kõik ära lõikama. See on praegu tugipost, mis püsti on. Ja ta jäigi nii väikseks, et siin all on need uued võrsed ja need ma jätsin alles. Et noh, kui kunagi tuleb midagi, siis tuleb, aga teine on täitsa okei. Pritsime siis laule saab! Pritsime toob! Et see tee. Too neid tule ka, palun! Neteli, sulle meeldib või? Meeldib või? Vaata seda netu, vaata mis värvidega juhtub. Kinni. Siia. Netule ma toon lutsukommi. Väga hea, aitäh. Mõnus või? No nüüd hakkab vist asjad tulema. Teise seal.